Lisaks lumele on teine probleem talvel loomulikult külm ja iseäranis probleemikaks võib asi muutuda siis, kui külm hakkab meie kodust veevärki segama. See tähendab, vesi ei saa enam majja sisse ja ei saa välja. Millised oleks ettevalmistustööd, mis saaks ja tuleks ära teha selleks, et talvekülm veevärgile probleeme ei tekitaks? Nüüd kõigepealt peaksid erilist tähelepanu pöörama kinnistuomanikud, kellel on eelnevatel aastatel juba probleeme olnud veetrassi ja kanalisatsioonitrasside külmumistega. Et kõigepealt üle vaadata kindlasti, et maja uksed-aknad oleksid kindlalt suletud. Järgnevalt võiks üle vaadata majasisesed torustikud, visuaalselt vaadata, et ei oleks kahjustusi isolatsioonimaterjalis. Vajadusel välja vahetada siis terve isolatsioon või siis kahjustunud kohad ning kasutada siis kivivilla, klaasvilla või vahtpolüsterool torukoorikuid. Kindlasti tuleks ka rõhku panna veemõõdusõlmele, et vaadata, et veemõõdusõlmes oleksid plusskraadid ja vajadusel siis panna sinna soojapuhur või siis termostaadiga radiaator ning seeläbi siis vältida külmumisi. Aga millega praegu siin see meeskond tegeleb meie taustal? Nad ju teevad ka mingit talve ettevalmistustööd. Jah, et nüüd kanalisatsioonitrasside puhul, siin välistrasside puhul just, et tasuks meeles pidada, et ettevalmistus on kõige tähtsam ja alustada just juba kas siis suvel või sügisel puhtaks pesta siis kanalisatsioonitrasside setetest. Et setete tekkimisel on mitu võimalust, et kas on torustikul vale kalle või siis torustikul on kuskil auk sees ja pinnas jookseb torustikku. Kindlasti tasuks peale sette eemaldamist torustik üle käia ka torukaameraga. Endal on ka siis pärast rahulik ja toru seisukord on teada. Samas on võimalik juba suuremaid remonteid siis juba ette planeerida. Et talvel kindlasti neid tegema hakata on rahaliselt palju kulukam. Kui aga ikkagi peaks talvel midagi juhtuma, siis teil on olemas meeskonnad, kes aitavad rahvast? On ikka. Meil on mitmeid meeskondasid ja igapäevaselt teostame siis torustike sulatamisi ja hooldamisi. Et majasiseste torustike puhul on mitmeid hooldamise võimalusi. Et kasutada saab leeklampi, aga see on nagu ütleme siuke äärmuslik ja kindlasti tuleks kinni pidada siis tuleohutusnõuetest. Teiseks on siis madalpinge generaatorid või madalpinge vooluallikad, millega on võimalik siis metalltorustikku sulatada. Kindlasti seal peaks siis jälgima, et maja elektrisüsteem oleks korralik, et ei oleks vastu peaks asjale. Täpselt nii. See oli nüüd toasisene teema või majasisene teema, aga kui on talv, meil tuleb liiga külm ja ära külmuvad ka tänavatrassid, kuidas neid korda tehakse? Kui nüüd on külmumine toimunud, siis kasutada saab plasttorude puhul aurugeneraatorit ehk siis aurukatelt, mis sulatab siis nii veetorustikku kui ka kanalisatsioonitorustikku. Ja peale sulatust ei tohiks siis lihtsalt hooldustöödega pooleli jätta, vaid kindlasti tuleks planeerida siis torustike katmine vahtpolüsteroolplaatidega või siis paigaldada veetoru sisse küttekaabel. Hea oleks, kui kasutatakse ka selle juures termostaati ning peale sulatust võiks siis kohe ka vee natukene jooksma jätta nii kaua, kui hooldus ja remontöid planeeritakse. On teil olemas ka nii-öelda avariibrigaadid, et kui asi hulluks läheb, et siis tulevad ka öösel kohale? Jah, meil on 24 teenus, et on võimalik, et meie brigaadid tulevad ka öösel kohale. Ja millised koduleheküljed saab täiendavat informatsiooni kogu asja kohta? Täiendavat informatsiooni saab siis www.veemees.ee kodulehekülje pealt.